Nii, selle lõigu teemaks on meil selline huvitav asi nagu siis elektrivoolu pidevuse tingimus või elektrivoolu seotud siis elektrilaengu jäävuse seadusega. Ehk siis teatavasti universumis omamoodi nagu mass või energia iseenesest ei teki ega ei kao. Viimased kaks võivad küll vastastikku üksteiseks muutuda. Ja täpselt samamoodi kehtib siis teadaolevalt jäävusseadus ka elektrilaengu kohta, et elektrilaengud ei teki juurde ega neid jää vähemaks. Ehk siis nende summaarne kogulaeng universumis on alati sama. Võime neid ühest kohast teisi üle kanda, võime panna positiivsed negatiivsed kokku, et moodustuks null. Samamoodi võime nulli lahti võtta jällegi positiivseks ja negatiivseks. Laengud iseenesest juurde ei teki ega ära ei kao. Ja see tähendab siis seda, et kui meil on nüüd mingisugune suletud pind, vahetevahel millise kujuga ta on, praegu jällegi joonistan teile siia tahvli peale siis 2D, aga praktikas võite ette kujutades kolmemõõtmelist pinda. Siis kui me leiame nüüd, kui suur on see kogu voolutugevus üle selle pinna, nagu te mäletate, siis voolutugevuse üle mis tahes pinna sai leida siis pindintegraaliga. Ja antud juhul on meil tegemist kinnise pinnaga, samamoodi nagu siis joonintegraal üle kinnise pinna märgiti ära sellise nullikesega, samamoodi siis jällegi, eks ole, pindintegraal üle kinnise pinna märgitakse samamoodi sellise nullikesega, mis tähendab, et see pind on kinnine, eks ole. Sellest pinna seest välja tulekuks tuleb minna läbi pinna, ei ole ühtegi võimalikku ümbermineku teed. Ja jällegi siis voolutihedus integreerituna üle siis pinna diferentsiaali. Nii, ja kuna voolutugevus tähendas laengukandjate liikumist, siis kui meil on voolutugevus, mis on suunatud sellest pinnast välja, ja te mäletate, et positiivse laengu liikumise suund oli siis voolutugevuse suund, see tähendab seda, et kui positiivsed laengud liiguvad pinnasest välja ja universumis kehtib siis laengu jäävuse seadus, siis sellisel juhul peab seal pinna sees jääma laenguid vähemaks. Täpselt sama tulemuseni jõuame ka siis, kui me vaataksime negatiivset laengut, ehk siis see, et midagi jääb vähemaks, märgitakse miinusmärgiga ja see, mida jääb vähemaks, on ilmselgelt laeng ja voolutugevus tähendas, eks ole, laengut üle ristlõike pindala aja jooksul. Ehk siis voolutugevust saame kahte moodi kirja panna. Paremal pool on siis voolutugevuse definitsioon, miinusmärk tuleb sellest, et laengud liiguvad välja, ehk meil jääb laengut vähemaks. Ja vasakul pool oli siis see valem, millega me saime arvutada siis voolutugevust üle mis tahes pinna, kui meil on voolutihedus teada. Ja seda võrrandit nimetataksegi elektrivoolu pidevuse tingimuseks ja see peab alati kehtima, vähemasti senikaua, kuni loodusseadused kehtivad. Nüüd see on võrrand, nagu öeldakse, integraalsel kujul, ehk me saame seda rakendada üle kogu pinna, aga vahel on meil tarvis või tunneme huvi, et kuidas käitub see mingisugune nähtus ainult ühes punktis või mingil väiksel alal. Ja selle jaoks on tore, kui meil on enamus võrranditest olemas ka siis diferentsiaalne variant ja järgmisena üritamegi selle siis tuletada. Kui te mäletate, Gaussi teoreemiga kooskõlas käis ka siis selline teoreem või abivalem, mida nimetati siis divergentsi teoreemiks, mis põhimõtteliselt ütles seda, et me võisime kas arvutada pindintegraali mingist mis tahes vektorist üle kinnise pinna ja see oli võrdne ruumintegraaliga üle kogu selle pinna selle vektori divergentsist. Ehk siis meie vaatasime seda algselt elektrivoolutiheduse kohta, aga tegelikult kehtib see mis tahes vektor välja puhul, kaasa arvatud siis ka voolutihedus. Ja nüüd siis rakendamegi seda sama divergentsi teoreemi, selle sama meie esialgse võrrandi vasaku poole kohta, ehk me võime kirjutada see kinnine integraal elektrivoolutihedusest on sama, mis on siis ruumintegraal üle täpselt selle sama pinna, selle pinna sisu. Nüüd siis selle elektrivoolutiheduse divergentsist.
Nüüd vasaku poolega oleme ühele poole saanud, nüüd üritame seda paremat poolt siis samamoodi muuta. Nimelt see kogu laeng, mis on siin pinna sees, seda me saaksime leida ka siis laengu ruumtiheduse kaudu. Ehk seda paremat poolt võime kirja panna ka kujul, et laeng ise ei ole mitte midagi muud kui ruumintegraal laengu ruumtihedusest selle pinna sees, siin. Jällegi, laengu ruumtihedus ei pruugi isegi mitte ühtlane olla, aga kogu laeng, mis on siin pinna sees, ilmselgelt on leitav selle integraaliga. Nüüd, nagu me näeme, et meil siin paremal pool ei ole siis mitte laeng ise, vaid on tuletis temast aja järgi. Seega siis TQ, TT. Saame selliselt kirja panna, ehk selle sama valemi, mis me just laengu jaoks leidsime. Kirjutame nüüd siia. Nii, nüüd kui me eeldame, et see pind ise ei muutu, meil voolab siis laengud välja sellest pinnast, seetõttu laengu ruumtihedus muutub, kindlasti muutub laengu suurus, eks ole, siin pinna sees, aga see pind ise ei muutu, pind on, eks ole, fikseeritud kujuga. Sellisel juhul, kui pind ajas ei muutu, siis on ta konstant nii-öelda aja suhtes, seega me võime selle tuletise viia meie integraali märgi alla. Saame kirjutada selliselt. Hoopis tükis kõigepealt siis integraal ja siis tuletis laengu ruumtihedusest aja järgi. Ehk siis põhimõtteliselt see, kui kiiresti laengu ruumtihedus kuskil punktis, eks ole, ajas muutub. Nii, ja kuna meil on tegelikult siis miinusmärgiga see tuletis, siis me võime need miinusmärgid selguse mõttes ka välja kirjutada. Ja nüüd olemegi jõudnud nii kaugele, et kui me võrdleme nüüd vasakut poolt uuel kujul, me näeme, meil on siis ruumintegraal üle kogu selle ruumala. Ja kui me vaatame paremat poolt, siis me näeme, et on täpselt samamoodi tegemist ruumintegraaliga üle kogu selle ruumala. Täpselt sama ruumalaga on tegemist. Ja kui see valem kehtib mis tahes ruumala puhul, siis ilmselgelt kehtib see ka mingisuguse tillukese ruumala puhul. Ehk siis me võime kirjutada, et divergents voolutihedusest mingisuguses pisikeses ruumalas, delta V, kus ruumal on hästi pisikene, eks ole, siis see integraal põhimõtteliselt taandub meil ainult korrutiseks. On siis paremalt poolt võrdne miinus tuletis elektri laengu ruumtihedusest aja järgi korda ka see pisikene ruumala. Ehk see kehtib mõlemad mis tahes ruumala puhul, kehtib üle suure ruumala, kus need mõlemad suurused võivad, eks ole, muutuda. Samamoodi peab kehtima iga selle tillukese ruumalakese puhul. Ja me näeme, et see delta V on nii vasakul kui paremal pool, seega võime ilmselgelt välja taandada, eriti olukorras, kus me läheme selle ruumalaga imetillukeseks. Ja see, mis järele jääb, ongi meil see sama elektrivoolu pidevuse tingimus, aga nüüd siis, nagu öeldakse, siis diferentsiaalsel kujul või inglise keeles öeldakse in the point form. Ja ma kirjutan tagi siis veel see alla välja. Ehk siis see, kuidas laengu ruumtihedus mingisuguses ruumipunktis ajas muutub, on siis võrdne sellega, kui palju muutub samas ruumipunktis siis elektrivoolu tiheduse, mitte ei muutu, vaid kui suur on selles punktis elektrivoolu tiheduse divergents. Et see valem on päris põnev ja siin on üsna mitu asja, mida peaks kommenteerima. Tuletame meelde, mida tähendas mingisuguse välja divergents. Divergents näitas nimelt seda, kui palju siis seda välja kuskil punktis juurde tekib või kui palju seda välja mingis punktis väheneb. Ehk divergentsi positiivne väärtus näitas, et selles punktis on allikas, kus seda välja tekitatakse, mis iganes välisega ei oleks. Meie puhul on tegemist siis voolutihedusega, ehk siis põhimõtteliselt selles punktis on mingi allikas, mis annab siis voolutihedust, annab laengude ajaühikus välja.
Kui see divergents on negatiivne, see oli tegemist neeluga, eks ole, on see koht, kus siis väli nõrgeneb, kuhu väli ära läheb, ja kui divergents on 0, siis tähendab, et sellesse punkti tuleb sisse ja läheb välja täpselt sama palju välja, ehk ei ole tegemist ei neelu ega allikaga. Ja kuna voolu tihedus on teatavasti siis laeng läbi ristlõike pindala ajaühikus mingi konkreetse pindala kohta, ja laengu ruumtihedus näitab siis, palju on laenguid ruumalas, siis on ka ilmselge, et kui laengu ruumtihedus väheneb, siis peaks olema meil tegemist allikaga, kust tuleb siis vool välja. Ja kui laengu ruumtihedus suureneb, siis on tegemist neeluga, kuhu siis vool, eks ole, parasjagu kokku voolab. Ja kui toimub ühte ega teist, siis lihtsalt on tegemist mingi keskkonna, kus see vool kulgeb, ühelt poolt tuleb sisse, teiselt poolt läheb välja. Nüüd matemaatiliselt tuletame ka meelde, et see divergents ei olnud, eks ole, mitte midagi muud kui tuletise võtmine ruumi koordinaatide üle, et kui ma ta pikemalt välja kirjutan, siis selle valemi vasak pool on teatavasti siis voolutiheduse X komponendi tuletis X järgi pluss voolutiheduse Y komponendi tuletis Y järgi ja pluss voolutiheduse Z komponendi tuletis Z järgi. Ja kui panete tähele, see on võrdne miinusmärgiga laengu ruumtiheduse tuletis aja järgi. Ehk oma olemuselt on tegemist siis 4 muutujaga diferentsiaalvõrrandiga. Meil on X, Y, Z ja T on 3 siis ruumi muutujat ja 4 on aja muutuja ehk siis võrrandiga aegruumis. Ja see on selline üldine trend, kui me liigume edasi ja jõuame näiteks lainevõrrandite juurde, siis ka need on võrrandid, mis kirjeldavad täpselt samamoodi siis, kuidas on omavahel seotud mingisugused suurused ruumis, kas siis selle sama või siis mingi teise suuruse muutumisega ajas. Et selline üldine trend on ka edaspidi sarnane. Need võrrandid võivad olla isegi veel keerukamad, aga iseloom on sama. Nii. Ja sellega vist olekski konkreetse teema kohta kõik. Edaspidi läheb meil seda valemit mõnes kohas vaja ja siis me teame, kuhu juurde tagasi tulla.